Kas on ka sellised treeningud, mis võivad hoopis peavalu tekitada või hullemaks muuta? See väga sõltub konkreetsest patsiendist. Üks näide võib-olla on selline, et kui inimesel on sagedaselt pingetüüpi peavalud, mille puhul me tavaliselt soovitamegi spetsiaalseid selliseid kaelalihaste harjutusi, siis mõned patsiendid leiavad, et teatud tüüpi füüsiline aktiivsus vastupidi provotseerib. Ja üks sagedasemaid näiteid on jalgrattasõit siin, et pikaajaliselt sellised mitu tundi jalgratta seljas, see on kindlasti hea treening üldiselt, aga õlavööde sel ajal väga palju ei tööta ja on suhteliselt sundasendis. Ja selle vastu siis meie füsioterapeudid õpetavad neid inimesi, kes tegelevad jalgrattaspordiga, tegema enne ja eriti peale koormust õigeid kaelalihaste venitusharjutusi. Nüüd, kui me räägime spetsiifiliselt esmastest peavaludest, siis meil on võimalik välja tuua ka selliseid haruldaseid sündroome ja antud valdkonnas eraldi tuleb mainida harva esinevat esmast peavalu, mida nimetatakse pingutuspeavalu. Et need on need inimesed, kellel eksklusiivselt tekivad peavalud ainult siis, kui ta saab füüsilist koormust. See ei ole väga levinud haigus, aga kindlasti seda sageli ei diagnoosita, sest ei osata seda ära tunda. Kui arst kahtlustab seda haigust, siis loomulikult ta mõtleb läbi võimalikke alternatiivseid valupõhjusi, mis võivad olla ka sekundaarsed mõned. Kui vaja, planeerib uuringuid ja kui need kõik on välistatud, siis me saame rääkida nende hoogude korduvuse puhul pingutuspeavalust. Palun mitte segamini ajada pingetüüpi ja pingutuspeavalu on kaks eri sündroomi, aga mõlemad on esmased, mõlemad on healoomulised sündroomid. Aga kokkuvõtlikult siis saame ikkagi öelda, et liikumine on hea ja pigem leevendab ja ennetab peavalude teket. Absoluutselt. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Aitäh!